natukene paremini. Niimoodi. Ma ei ole vist, ma arvan, nädal aega kindlasti äkki vloginud või. Igal juhul täna meil on juba käes reede ja oleme oktoobri keskpaigas. Ja ütleme nii, et on olnud, ma ei tea, ma vaatan oma eelmist videot, et ma olen jätnud väga vale mulje, et mul oleks justkui hästi kerge kodus ja hästi rahulik keskkond. Et ma mõtlesin, ma pean äkki selgitama natukene, et tegelikult on olnud päris rasked ajad ja noh, ma ei ole nagu nendes rasketes hetkedes lihtsalt filminud, ütleme nii. Aga jah, meil on olnud siin Penelopega natukene, ma olen meeletult guugeldanud ja otsinud, et mis asi see nagu on, sest ma tõesti Melindaga ma ei mäleta seda, et sellist perioodi meil oleks olnud. Nimelt siis Penelopel on kuidagi täpselt siis, kui kell kukub, tuleb nagu selline nutuperiood ja see kestab nagu ikka päris pikka aega, et siin tipphetkel oli see ikka kestis mingi 5-6 tundi. Et ta lihtsalt oli nagu lohutamatu põhimõtteliselt, et iga asend, iga tegevus, ükskõik, ma olen juba siin igasugu asju endale soetanud, et kuidas seda nagu perioodi kuidagi leevendada. Aga ühesõnaga ma guugeldasin ja tuleb välja, et see ongi normaalne asi vist, mis lastel on, et ma tõesti ei mäleta, et mul Melindaga selline asi oleks olnud. Ma ei tea, kas siis loodus on teinud lihtsalt sedasi, et nagu sünnitusega, et lihtsalt sa ei mäleta enam seda. Sest muidu see on nii kurnav ja selline raske periood, et siis kui sa nagu seda võib-olla mäletaks, siis võib-olla sa ei tahaks rohkem lapsi saada. Et võib-olla loodus on seda teinud, et see on lihtsalt mul mälust ära kustunud. Aga või siis oli Melindaga see väga leebe ja seda võib-olla peaaegu ei olnudki. Igal juhul ja no mul on Penelopega olnud ikka mega raske kuidagi endal seda taluda ja ega ma arvan, et ega Penelopelgi kerge ei ole olnud. Aga ja Melindal ka, et Melinda on ka kurb samal ajal ja Melinda on tihtipeale üksinda, sest kogu mu tähelepanu läheb Penelopele ja et on olnud sellised natukene, ütleme, keskmisest raskemad hetked. Aga nii palju, kui ma olen... Ma ei ole kurb. No oled ikka olnud vahepeal. Nüüd enam ei ole kurb. Jah, enam ei ole kurb. Aga ühesõnaga ma kutsusin omale ema appi. Ema tuli mulle siis toeks, et siis on vähemalt Melindal keegi olemas, kellega aega veeta või nagu... Ja mina siis sain oma tähelepanu Penelopele anda, kogu tähelepanu. Need nutuhood ikka kestavad meil, aga ma ei tea, kas ma olen natuke paremini nendega hakanud toime saama või see hakkab meil nüüd üle minema. Et nii palju, kui ma siis nagu uurisin, siis ma sain aru, et see ongi selline, mis kestabki kuni ma ei tea, kuni 12. elunädalani. Et siis see närvisüsteem nii-öelda nagu areneb välja, et ta siis õpib nagu ise maa rahunema. Et meil on olnud niimoodi, et ta nagu on kuidagi õhtuks väga ülestimuleeritud ja ta ei jää magama enam, et lõpuks see on kõige hullematel päevadel, ta lihtsalt nutab ennast nagu nii-öelda, kuidas nagu täitsa, nii väsinud on lihtsalt, et ta lihtsalt jääb sellest magama, et ta enam ei jaksa. Aga mõned õhtud, ühesõnaga see kuissutamine, kiigutamine, jalutamine, ma ei tea, laulmine, you name it, igast valged mürad, kandelinad, ma olen juba igasugu asju proovinud, vannitamised, rutiini hoiame, kõike seda, et aga siuke tunne nagu, et justkui mitte miski nagu ei lohuta teda. Ja see tundub nagu nii lootusetu, et see on nii kurnav ja siis ma ise nutan ja Melinda nutab ja kõik nutavad. Aga ma sain aru, et meil on nüüd 6. elunädal Penelopega. Et umbes 6. hakkab siis taanduma see asi. Ja
fingers crossed, ma eile nagu tõesti märkasin, et ta selle asemel, et mitu tundi niimoodi olla seal ärevusseisundis, ta oli selle asemel hoopis pool tundi, et ma sain ta poole tunniga magama ööunne, et see asi hakkab kõik just nagu kuidagi seal õhtupoole ja kõige nagu tipphetk on just see enne ööund nagu, et ööunne on teda mega raske saada, et siis ma panen põhimõtteliselt Melinda ennem tuttu ja siis Penelopet hakkan siis alles ööunne panema ja see kestab nagu mitu tundi, kus ta nutab kõva häälega nagu täishäälega ja ma mõtlen alati, et kas Melinda siis üles ei ärka, aga Melinda magab vist nii sügavalt, et ta ei ärka üles, aga jah, et tegelikult on olnud päris rasked ajad. Aga nüüd oli siin, Hermann oli kodus päris pikalt, et vähemalt siis nii palju on nagu selle, et keegi siis tegeleb Melindaga, paneb Melinda tuduma, annab talle süüa ja nii edasi, et siis jah. Et on olnud päris sellised stressirohked, et ma lihtsalt tahaks nagu selgitada, et ma olen jätnud kuidagi mulje, et mul on kõik nagu kontrolli all ja kõik on mega rahulik, aga tegelikult tegelikult siin on õhtud olnud ikka mega rasked mulle, aga mulle eile tõesti tundus, et asi vist hakkab paremuse poole minema, et ma ilmselt sellest ühest korrast veel mingit järeldust teha ei saa, aga eks siis näis, et loodame, et vanus on ka juba sealmaal, et see asi võiks nagu hakata taanduma. Et gaasiprobleeme meil ei ole minu meelest, see asi ei alga nagu sellest, et oleks gaasiprobleemid, pigem hakkab see just see mingisugune tühjast kohast nutmine ja siis kui see nutmine on juba liiga nagu selline intensiivne, siis loomulikult nutmise käigus ja imetades on ta ka siuke nagu närviline, et siis kui ta nagu väga ärevaks läheb ja siis ta ahmib jah õhku sisse ja siis on nagu jah gaasid ka lisaks veel kõhus. Et aga selleks olen ma siis proovinud ennetavalt seda espumisaani anda, et siis vähemalt need gaasid nagu ei vaevaks nii palju. Aga eile ma nagu näiteks ei andnud ja ei olnud mingid gaasiprobleeme, et iseenesest gaasidega saab minu meelest ilusti hakkama, krooksud ja puksud saab ilusti kätte. Aga kui see läheb nagu väga intensiivseks kogu see pidu, et siis jah, siis on gaasiprobleemid nagu lisaks, aga seda ma olen nüüd üritanud siin või saanud vältida. Ühesõnaga, jah, et tuleb see periood üle elada, et nii palju kui ma lugesin, see on täiesti normaalne ja väga paljudel beebidel esineb seda, et ma lihtsalt ei mäletanud, et mul Melindaga oleks olnud sellist asja, et väga-väga kurnav ja väga, ma ütleks tervele perele on see kurnav, et vaene laps. Igal juhul. Vaene laps. Jah. Igal juhul meil on siis täna jälle päev lastega üksi. Issi läks meil, Hermann läks eile lennuki peale, lendas Viini ja ta on nüüd seal õnneks mitte nii pikka aega, et nüüd täna me peame veel ise omapäi hakkama saama, aga homme tuleb mulle siis jälle ema abiks. Et emale ka, ma olen väga tänulik, et ta saab tulla. Et see on mulle väga suureks abiks. Ja lihtsalt selgituseks, et ma olen võib-olla väga vale mulje jätnud, et tegelikult meil on siin ikka päris rasked ajad olnud. Aga muus osas Penelope kasvab, kosub, riided on väiksed. Mõndasid riideid pole selgagi jõudnud panna, et juba väiksed ja juba on siuke täitsa asjalik beebi, et ma arvan, äkki ma täna natuke näitan ka teda, et pole nagu otseselt Penelopet nagu siin YouTube'is väga palju näidanudki, et ma tegelikult väga palju lapsi siin nagu näidata ei tahagi, aga natukene võib, et võt selline pikk jutt, ma olen nüüd siin 10 minutit pläkutanud, aga vaatame, mis meile siis tänane päev veel toob. Päris mitmed on küsinud, et mis on Melinda ja Penelope nimelood. Melinda nimi on, see oli üle erilist mingit lugu, meie lihtsalt mõte oli see, et oleks nimi eestikeelselt nagu hääldatav, nii nagu selles mõttes, et ei ole nagu mingeid imelikke hääldamisi, selles mõttes, mida nagu keskmine eestlane ei suudaks kuidagi välja hääldada. Et nii nagu sa loed, nii see nimi on.
ja Melinda puhul ei ole mingeid nagu küsimusi tekkinud, lihtne nimi, aga samas, et oleks ka nagu hispaaniapärane. Ja hispaania keeles Linda tähendab ilus, minu arust, kui ma nüüd õigesti mäletan. Ja Melinda või Melinda saab öelda tõlkes minu ilus või midagi sellist. Aga ja Melinda on nagu siuke vähe levinud nimi ka ja see meile meeldis kohe, kui see meile nagu lauale tuli. Ja Penelope nimi oli tegelikult juba ennem, isegi kui tema üldse siia ilma tuli või üldse nagu enne kui ma isegi rasedaks jäin, oli juba, siis kui Melinda meil oli, siis ma juba Hermannile ütlesin, et järgmine tuleb Penelope. Ja Hermannile ka see nimi meeldis. Ainuke asi nüüd Penelope nimega on see omapära, et tal on rõhk teise E peal, mitte esimese, tegelikult ei ole õige öelda Penelope, vaid Penelope. Et Hermann nagu seda rõhutab, et tal on ametlikult siis selle teise E peal on siis nagu rõhk ka, ma panen siia ekraanile, kuidas see kirjapilt välja näeb, et Penelope tegelikult on õige öelda, et mitte nagu eestlased ütlevad Penelope, vaid Penelope, et ma ise ka siinkohal hästi palju eksin ja Hermann kutsub mind korrale, aga harjutan sellega. Ühesõnaga Penelope on tegelikult see õige. Ja jah, nii et siin ei ole erilisi mingeid lugusid, et ei ole vanaema või vanaisa nimi või midagi sellist, et lihtsalt meile meeldisid need nimed ja teen siin parasjagu pastat soojaks, meil on lõunaaeg. Täna on kuidagi väga päiksepaisteline ilm ja mul muidu õnnestub Penelope, mul õnnestub panna tegelikult veel teise uinakusse toas, magamistoas, kus ta on mul ilusti tavaliselt maganud mitu tundi, aga täna on nii päiksepaisteline, et tuba oli nii valge isegi, kui mul olid uksed ja aknad kõik kinni nagu kardinad ees, pimendavad kardinad ees, aga ikkagi kuidagi see päiksekiired nagu hiilisid tuppa ja tuba oli nii valge, et Penelope oli kohe sellest nii vahtis silmad pärani ringi, et ta ei olnud nõus magama jääma enam, nii et siis ma tõin ta siia alla, et Melinda näitab talle mänguasju ja ma lihtsalt siis ootan märke, et võib-olla ma ei teagi, kas proovin siis uuesti teda tuppa panna või järsku peame hoopis jalutuskäigule minema käruga, eks ma jooksvalt otsustan. Aga jah, ja muidu ma panen ta ikkagi suht pimedasse tuppa magama, aga täna see ei õnnestunud, et kell on juba 5 minuti pärast saab 1 ja Penelope on mul nüüd toas, magab. Sain ta kuidagi magama. Tegelikult mitte kuidagi, vaid väga hästi ei magama mul toas praegu, kuigi õues päike sirab. Et täna on tõesti hästi valgusküllane päev. Aga tuleb täna välja. Ei, lumi täna ei tule. Lumeni läheb ikka veel aega. Päris kaua läheb veel. Aga muulu läheb. Ja ma tahtsin öelda, et ma olen nagu mega tänulik nendele, kes mulle soovitusi panid podcasti soovitusi eelmise video peale või video alla, tähendab kommentaaridesse, et kes ka otsivad podcaste, siis mega palju soovitusi tuli, et ma isegi olen üllatunud, et nii palju soovitusi tuli. Et nüüd mul on tõesti ainult vaja minna jalutama, et siis podcasti kuulama hakata. Et tõesti igast erinevatest kategooriatest tuli neid podcaste. Me oleme nüüd Vankritiirulõues, päris ilus, sügisilm on, tuult ei ole ja siuke päike paistab ja päris mõnus on. Vaatame, Penelope on praegu 15 minutit maganud, et kaua veel läheb. On mõnus on õues. Õues on mõnus, jah? Jah. On hea käida õues. On muidugi. Õues ei ole külm. Ei ole jah täna.
ei ole tema jah. Tahtsin veel sellist asja rääkida, et käisin eile siis selles sünnitusjärgses kontrollis ja mul oli siis kõik on korras. Anti roheline tuli, siis võib saunas käia, võib vannis käia, võib trenni teha. Et diastaasi ei ole ja õmblused on ilusti paranenud ja kõik on korras. Kõik on korras, et nüüd tegelikult ma tahaks hakata vaatama siis, et kas teha ka mingi challenge, nagu siin on populaarseks saanud, et siis jagada nagu ka, et mis minu praegune vorm on ja mis siis tulemus on ja ma kaalun praegu kuskil 63, 62, et ideaalis tahaks siis jah, kuskil 54-55 kaaluda, see võiks lõpptulemus olla näiteks mingi ma ei teagi, kas suveks äkki või? Ma ei tea, peab vaatama mingi realistliku plaani. Ja siis mingid, ma ei teagi. Ma juba ühes videos nagu kutsusin üles, et kui on keegi minu jälgijatest, keegi mingi treener näiteks või ja on huvitatud, ma ei tea, mulle mingit kava tegema või mingit motivatsiooni challenge'it, mingi programmi motiveerida mind, siis võtke ühendust, aga eks ma uurin ise ka, et kas on mõnda sellist treenerit, võib-olla kes on spetsialiseerunud just nagu naistele, kes pärast nagu sünnitusjärgselt uuesti vormi saada. Ma loodan, et te kuulete mind, sest siin on mingi kopp teeb tööd. Ühesõnaga jah, et selline plaan on. Mul on see sall siin selleks, et päike tahab täpselt sealt praost talle vahepeal silma paista ja siis ta ärkab üles. Et selle pärast ma panin selle salli siia. Päike on nii madalal. Täna on siuke korralik päiksepaisteline ilm ka. Meil tuleb vist kuskil 40-minutiline uni, ma arvan, et praegu on 37 minutit maganud. Et varsti juba keerame otsa kodu poole. Ja Lindale nii meeldivad tigud. Ja kui ta näeb tigu tee peal, siis ta paneb ta muru sisse, on ju? Ta korjab siin neid tee peal tigusid. Ja siis kui ta näeb mõnda, siis ta lihtsalt võtab ta ja paneb muru sisse. Oi, kuljame veel tiguseid. Hei, meil on siin uus päev ja on siis laupäev on juba jõudnud kätte ja meil on siin hommik ja meil on täna oli miinused, kõik maa oli valge, härmatis, selles mõttes mitte lumi, aga härmatis jälle ja ma tegelikult ei ole veel tegelenud roosidega, peaks vist need roosid nüüd tagasi lõikama. Ma loodan, ma ei ole hiljaks jäänud sellega. Ja siis mul on ostetud mingid kotid või mingid asjad, mis ma saan nüüd roosidele peale panna. Ja siis ma hakkasin mõtlema, mul on kipslill ka veel õues õitsi, et ma peaks äkki ära lõikama, tuppa tooma kuivama. Ma mõtlesin äkki jõuludel panna kuusele need kipslilled nagu ehteks prooviks. Ma olen kuskil kellegi vlogis, Kesa kodu vlogis ma nägin seda ja ma olin nii vaimustuses sellest, et kipslille saab niimoodi kuuse peale panna. Väga äge nägi välja. Ma mõtlesin ise ka proovida, kuigi mul ei ole valge, vaid mul on ka roosakas, aga ma arvan ikka annab hea efekti. Igal juhul, jah. Aga sellest rahutusest veel rääkides, et Penelope rahutusest, et mulle tundub, et see asi hakkab tõesti taanduma. Teile küll läks kaua aega ja ta ei tahtnud õhtupoolikul juba läks viimane uinak jäi meil üldse vahel, et ta oli hästi pikalt küll ärkvel, 3 tundi vist oli järjest ärkvel, aga ta oli palju rahulikum, kui ta muidu oleks olnud, kui uinak jääb vahele, et ta suutis nagu
olla lõdvestunud, rahulik ja lihtsalt nagu unine. Ja mul läks see ööunne magama panek ikkagi, võttis küll aega, seal päris pikalt ma panin teda seal küll süles, kiigutasin, siis panin voodisse jällegi, niimoodi mitu korda, aga ta oli nagu iga korraga oli järjest rohkem lõdvestunud ja järjest rohkem nagu, et kohe paneb silmad kinni ja jääb magama. Aga ta ei nutnud üldse nagu, selles mõttes see oli nagu suur edusamm, sest muidu ta on ikka, läheb nii krampi ja nii nutab ja silmad on pärani lahti ja selline nagu üldse ei lõdvestu. Aga on näha, et ta nagu rabeleb ja siis ta nagu kuidagi lõdvestub ja siis kuidagi jälle hakkab tulema see kramp peale või see ärevus peale ja siis jälle laseb lõdvaks niimoodi. On näha, et ta nagu õpib seda. Et mul on nii hea meel, et see asi hakkab taanduma, mulle tundub, et see hakkab taanduma. Kindlasti tuleb tagasilööke, ma olen selleks valmis. Aga tõesti, tead, see on nii õudne, ma usun, kõik emad teavad, et kui laps karjub ja nutab nagu kogu südamest, et sa tunned seda iga oma keharakuga ja see on nii kurnav ja nii niuke masendav, et kuidas ma ei saa oma enda last magama ja rahustada. Aga isegi mulle tundub, et minu rääkimine rahustab teda ja et ma natuke nagu, et see asi läheb paremaks. Ma ausalt ma ei mäleta, et mul oleks Melindaga midagi sellist olnud, no ausalt ei mäleta. Aga jah, et õnneks nüüd viimased 2 ööd me olime üksinda kodus, et me saime ise hakkama selle, kogu aeg oleme saanud ise hakkama, aga et see nagu läks palju rahulikumalt. Et jah, loodame siis, et ema tuleb mulle täna appi, et täna on kindlasti kergem. Aga eks näis siis, kuidas need ööunne minekud meil nüüd siis edaspidi hakkavad tulema, et ma loodan, et need lähevad nagu väga kergeks ja rahumeelseks ja stressivabalt. Igal juhul jah, et täna ema tuleb ja siis eks siis vaatame, mis see päev meile toob. Just käisin pikal jalutuskäigul mingi 5 kilomeetrit, 80 minutit kõndisin ja Penelope magab edasi õnneks. Natukene saan seda vaba aega. Ema läks mul Viimsisse. Läks sinna Viimsis avati mingi uus park ja ta läks siis Melindaga sinna. Ja muide ma tahtsin näidata, et ma ostsin sükse asja. Selline uneli müramasin. Ma muidu olen kasutanud telefoni ja siis mul on see Mooni jänes ka, aga sellel jänesel on nagu nende helide valik ei ole väga lai ja siis selle jänese aku ei pea kaua vastu. Ja siis mõtlesin, et oleks hea, kui oleks teine variant ka veel. Ja see jänes on suht vaikselt ka veel, eriti kui ta on selle jänese sees ja ma olen tihtipeale selle masinutuse jänese seest välja võtnud. Et see valgemüra masin on selles mõttes hea, et kui mul on teine laps ka, Melinda, et ma küll talle ütlen, et ole natuke vaiksemalt, aga ta tihtipeale unustab ära. Ja üldse tihtipeale mingid mängused kukuvad, mingi ootamatud helid tekivad toas. Ja selle peale siis Penelope tihtipeale tema uni nagu katkeb. Ja siis see müramasin on minu meelest suht hea, sest ta summutab ära sellised helid. Et kui sa paned selle sinna tuppa mängima, siis nagu need muud helid, mis teistest ruumidest tulevad, et need ei ole nii tugevad siis. Ja mulle tundub, et see on tema und nagu selles mõttes päästnud. Et jah, et mul on siis selline masin ka, et see Mooni jänes, see saab minu meelest suht, et kui ma panen selle laadima, et siis ma saan võtta teise kasutusele, pluss sellel on ka lamp on ka. Et jah, proovin seda täna kindlasti. Tere, on mitu päeva jälle edasi viimasest klipist, et täna on käes juba teisipäev, see on siis 21. oktoober, jah, et ma suhtsin eelmistel päevadel väga ei saanudki midagi kaamerat kätte võtta, sest laste kõrvalt ikka töö tegemine on ikka, 2 lapse kõrvalt töö tegemine on ikka mega keeruline, et põhimõtteliselt kui lapsed on ööunne pandud ja Penelope jääb mul kuskil 9 paiku vist, vahel 10 paiku jääb ööunne ja alles pärast seda ma põhimõtteliselt saan teha arvuti lahti.
noh, mõnel juhul ka, kui ta nüüd päeval hästi magab mul toas, siis saan ka korra arvuti lahti, aga noh, siis on mul Melinda ärkvel, et sihukest nagu head süvenemist mul nagu ei teki. Et selles mõttes nagu kardan natuke, et ma võin vigu teha tööasjades ja nii edasi, et jah, aga ühesõnaga tahtsin veel öelda seda, et varsti on ju tulemas jõulud ja ma vaatasin, et kas Melinda reageerib selle sõna peale, aga ei reageerinud praegu, ta joonistab mul seal. Igal juhul jõulud on tulemas, aga ma ütlen kohe ära, et ma kindlasti ei tee see aasta vlogmassi, et eelmine aasta ma proovisin, aga mul vajus see ära, see vlogi tegemine kuskil, ma ei tea, kas poole peal või. Aga kindlasti ma teen tihedamini videosid, sest jõuludel ju igasugu asju toimub, et ma kindlasti teen tihedamini, aga ma ei hakka ennast sellega stressama, et ma pean iga päev tegema videot. Seda ma kindlasti ei tee ja pealegi ma nägin ka numbritest, et vaatamisi oli palju vähem. Et see energia, mis sa sinna alla paned, nagu see ei ole nagu väärt seda. Noh, see stress ja energia, et jõulud on ju tegelikult aeg, kus sa peaksid perega aega veetma. Aga kui sa mingi seal kogu aeg pead telefoni kätte võtma või noh, minul on siis video ülesvõtmise vahendaja telefon, et kui ma pean kogu aeg igat asja, igat liigutust nii-öelda nagu filmima, siis kaob ära nagu see nauding sellest toredast müstilisest ajast. Aga ma usun küll, et ma kindlasti võtan, noh, ma teen kindlasti nagu, ma usun, kord nädalas või võib-olla isegi tihedamini, oleneb, kuidas meil action'it on. Ja sellel aastal samuti tulevad Hermanni vanemad meile jõuludeks külla. Neil on juba piletid ostetud. Nad tulevad jälle niimoodi, et tulevad vahetult enne jõule ja siis veedavad aastavahetuse siin ja siis uue aasta, kas oli 8. jaanuar, siis lähevad ära. Ja mul on ka jõuludeks pildistamine broneeritud juba kodus. Üks fotograaf, kellega ma olen siin varem juba pilte teinud ja ma olin rahul tema piltidega, et siis mõtlesin, et uurisin, kas ta tuleb ka koju pildistama, et ta oli nõus. Nii et teeme siis kodus ja nad tulevad siis, tähendab fotograaf, kutsusin just sellel ajal siis, kui mul on Hermanni vanemad on ka Eestis, et ma olen juba ammu tahtnud koos Hermanni vanematega perepilte teha mälestuseks, süksid nagu professionaalsed. Et jah. Minu vanemad on sellised, et neid on jube raske nagu veenda. Nad on niisugused eestlaslikud ja tagasihoidlikud, nad ei taha väga siuksed. No, ma tahaks nendega ka teha perepilte, aga mõtlesin, järsku oleks hea nendega teha kuskil nende kodus, kuskil aias või hobustega või ma pean neid kuidagi veenma. Ma tean, et sealt tuleb natukene vastuseisu, et nad ei ole väga siuksed inimesed, kes tahaks väga pildi peale jääda. Aga noh, mälestuseks ma väga tahaks, lastele ka mälestuseks. Igal juhul, mis ma siin veel tahtsin rääkida, et mul on, see vlog tuleb puhas siuke pläku video, et mis ma veel tahtsin rääkida. Jah, vlogmassist tahtsin rääkida. Mul on tellitud üks About You pakk jälle. Tellisin paar asja siin. Et siis ma näitan, see vist jõuab. See nädal jõuabki, aga ma arvan järgmises vlogis näitan. Täna tuleb Herman koju, et me olime nüüd siin nädala jälle üksinda, aga ema oli siis meil... Ei, no ma mõtlen lastega, et mina olen koos teiega üksinda, et isit ei ole, seda mõtlesin. Muidugi, sina oled ka siin. Herman, või see Melinda ütleb, et ma ei ole üksi, et tema on ju siin. Igal juhul Herman tuleb täna koju, siis läheb elu kergemaks, et need üksinda kodus olemised on ikka natuke siuksed stressirohked minu jaoks. Aga jah, ema oli minu juures ka nüüd siin 2 ööd ehk 3 päeva, eile ta läkski ära, et ta on ka ikkagi, ma olen nii tänulik, et ta saab käia, et see on nagu mega suureks abiks. Et jah, igal juhul. Mis veel siis vahepeal on toimunud? Ma ei mäleta nüüd. Mul on see... ma käisin... sellest ma rääkisin, et ma käisin arsti juures. Jah, sellest ma rääkisin.
igal juhul ma olen siin nüüd guugeldanud natuke, kuidas seda trennivärki tegema hakata. Äkki ma tellin ka mõned trennivahendid koju, mingid lihtsamad. Siis jah, et veel kord nagu, kui teil on soovitada mingit väga head treenerit, kes võiks mind aidata ja kellel on kogemusi nagu sünnitusjärgsete naistega, et siis et see sünnitusjärgne kaalust alla võtmine natuke teistmoodi kui ma arvan tavaline, sest et ma olen ikkagi imetav ema, et ma ei või mingit väga ranget dieeti pidada ja treeningutega on ka vist niimoodi, et tasapisi, eriti kõhulihased nagu ja see osa. Igal juhul jah, ma rohkem ei jutusta, et ma tõmbangi siinkohal selle video otsad kokku ja näeme järgmises vlogis. Järgmine vlog äkki tuleb rohkem tegude rohkem ja vähem mula. Nii et ja kes ei ole veel subscribe pannud, palun pane subscribe. Ma näen, et jälgijaid on meil palju, selles mõttes jälgijatest üle poole on ikkagi need, kes ei telli kanalit. Et kui sa tellid minu kanalit, sa aitad mind väga palju sellega ja motiveerid mind. Nii et pane subscribe ja tšau!